Heaolu ridade vahelt. Just sel teemal kõneleme kirjanik Heli Künnapase ja noore Miiali Läänesaarega ja saame ühtlasi teada, kuidas siis oleks kõige õigem ridade vahelt lugeda heaolust. Tere tulemast taskuhäälingusse inspireerivad raamatud. Mina olen Triin Sooäär ning see podcast valmib noorte infoportaali Teeviit eestvedamisel, olles toetatud Euroopa Komisjoni poolt ellu kutsutud Euroopa noorteaasta tegevusest. Kui sa veel ei tea, mis on noorte infoportaal Teeviit, siis tegemist on Haridus- ja Noorteameti ehk Harno hallatava infokanaliga, mis on suunatud teenus noortele. Aga täna meie 5. episoodis on teemaks heaolu ridade vahelt. Ja meil on külas noortekirjanik ja üldse väga auhinnatud kirjanik Heli Künnapas ja noor kunstihuviline ja ka üldse maailma asjade vastu huvi tundev Miiali Läänesaar. Tere tulemast ja esmalt võib-olla kuulajad tahaks teada, et kellega meil siis tegemist on. Heli, kuidas sa ennast tutvustaksid? Tere kõigile ka minu poolt. No eks ma praegu põhiliselt kirjanik olengi, et see on see, mille ümber ka kõik mu muud tegemised käivad. Ja kui nüüd taustast või millestki muust rääkida, siis lõppkokkuvõttes see kõik on nagu olnud vajalik selleks, et ma saaks kirjutada rohkem raamatuid, eriilmelisi raamatuid, jõuda erinevate lugejateni ja mitte see, et nagu see oleks vajalik, et need raamatud sünniks, vaid need raamatud on vajalikud, et nende inimeste jaoks, kelle jaoks ma siis nagu nii-öelda tööd teen. Ja sa elad praegu kuskil Pärnumaal ja oled just kolimas ka Tallinnasse. Kuidas üldse kirjanikku võib-olla mõjutab selline, kui on elus erinevad muutused käimas ja siis samal ajal ka loomingu kirjutamine? No ühelt poolt on igasugused muutused head, sellepärast et kui sa elad ühes kohas, teed ühtesid samu asju, ühel hetkel saab otsa ka see, millest sa kirjutad. Ja kõik sellised uued kogemused, et kui sa liigud kas või ühest kohast teise, siis see nagu paneb sellise loovuse liikuma, annab uusi ideid, paneb või annab juurde mõtteid ka neil teemadel, mis nagu pooleli on. Et kas või täna siia tulles, ma ju mõtlesin ka oma teoste peale, see, et ma sõidan tee peal, mida iganes ma näen tee ääres, kõik see annab ju ideid ja mõtteid sellele, mida ma teen igapäevaselt. Suurepärane. Ja Miiali, kuna me praegu salvestame suvisel ajal, siis sa just tulid Pivarootsist kunstilaagrist, aga samas sa käid ju veel põhikoolis ja oled üldse tegev igal pool justkui. Et kuidas sa ennast kirjeldaksid? Ma ütleks, et ma olen päris tegus. Mulle meeldib võtta erinevaid projekte erinevatest valdkondadest. Hetkel õpin siis põhikoolis ja käin ka kunstikoolis. Et kunstikoolis läheb mul eelviimane aastani, mul hakkavad seal ka tulema erinevad siuksed suuremad projektid, ütleme nii. Aga jah. Kuidas sa üldse oled jõudnud selleni, et sa oled lugeja noor? Et seda ei kohta vist väga palju tänapäeval. Minu teekond hakkas siis samamoodi Pivarootsist, kus siis hakkas tegutsema VAS, mis on siis noortekirjanduskeskuse poolt siis lastelaager. Ja ma hakkasin seal suht noorelt käima ja käisin siis kuni sain ja sealt hakkaski siukene huvi erinevate asjade vastu. Meil käis seal külas siis hästi palju erinevaid kirjanikke ja saime nendega nagu tuttavaks ja teha nendega siukseid nagu lahedaid mänge ja asju. Aga kas on mõni teos, mida sa mäletad eredalt, et siiamaani toob kananaha nagu selles mõttes ihule, et oli selline kogemus? Mulle meeldis, ma lugesin vist kõik Lasse Maia detektiivibüroo raamatud ära. Mäletan, kuidas me vist läksime maale ja siis ma olin hästi õnnelik, et ma sain nagu osta enda raamatu. Ma lugesin vist ühe õhtuga selle läbi ja siis ma nagu terve nädalavahetuse tahtsin veel nagu raamatuid lugeda. Et ma arvan, need olid minu esimene sari, nii-öelda, mis ma lugesin. Et see oli siukene. Päris hea algus vähemalt ja eriti sarjade puhul taas, et varasemates episoodides on kõik rääkinud Harry Potterist kogu aeg, nii et tore, et nüüd nagu teine sari ka sisse lõpuks tuli. Aga Heli, kuidas juhtus niimoodi, et nii suur huvi ja armastus raamatute vastu jõudis selleni, et sa oled kirjanik?
See on väga raske küsimus ja seda tahetakse alati teada. Et esiteks, kuidas ma kirjanikuks sain ja kuidas ma raamatuteni jõudsin. Lihtne vastus, mul pole õrna aimugi. Ma olen nagu oma arust terve elu seda teinud, terve elu on lood mu peas olemas olnud, kuidagi kujunenud mu peas. Ma olen kogu aeg mõelnud nagu enda ümber toimuvat kuidagi jutuks nagu enda peas. Ja lugemine ja raamatud on kogu aeg olnud osa mu elust. Ma olen vanemaid kogu aeg lugemas näinud kodus ja raamatud on mu ümber olnud. Nii et vabandust, aga ma ei oska vastata. See on kogu aeg olemas olnud ja kuidagi selline loomulik käik. Ka vähemalt on aus vastus, mitte ei ole selline mannavahust muinasid, et nüüd ma mõtlesin, et võiks hakata midagi tegema. Aga sa kirjutad hästi erinevatel teemadel, nii perekonnaelust maal kui ka näiteks iga õhtu romantikasari ja kõik need ja noortekirjandus, et kuidas ja mismoodi need teemad sinuni jõuavad? See on nüüd see koht, et mida kirjanik teeb. Kirjanik ju peegeldab seda, mis meie ümber toimub. Isegi kui me ei kirjuta otseselt täpselt neid asju, mida me reaalselt elust näeme, siis kirjandus on ikkagi ju selle väljendamine, et mis meie ümber toimub. Ja minu elu on ju tervik, mis tähendab, et ma kohtun erinevate teemadega enda elus ja nii tuleb ka kirjandust või minu käest siis nagu seda kirjandust erinevatel teemadel. Sest lihtsalt mul on vaja nagu ennast väljendada nendel erinevates valdkondades nii-öelda. Aga kas mõne teosega sa mäletad seda, et see oli justkui selline, et appi, nüüd ma pean sel teemal kirjutama või tulevad nad niimoodi hästi sujuvalt? Mul iga raamatuga nii, et appi, nüüd ma pean kirjutama ja kui ma ühte kirjutan, siis kindlasti on appi, ma pean kirjutama veel 3 lugu, kõik tulevad korraga. Et neid ideedest puudu ei jää ja seda tunnet ka, et just seda on nüüd vaja teha. Et seda on ikka hästi tihti, et ma tahaks arvata, et see on nagu see elukutse asi on ja või et ametist tulenev nii-öelda. Et ma loodan, mul pole midagi viga, et sellest pole asi. Ma arvan, et ei ole eriti, kui 32 raamatut oled isseni kirjutanud. Kuidagi sinna kanti ja nüüd järjed tuleb juurde. Nii et ilmselt kui episood välja läheb, siis on juba mõned uued juures. Võimalik, jah. Või juba kirjutamisel. Aga Miiali, täna meie teema on ju heaolu ridade vahelt ja kuidas sina üldse ammutad nii-öelda kirjanduses seda heaolu teemat või mille puhul sa tunned, et see on nüüd küll heaolust? Ma arvan, et just see tunne kuidagi, et sa ei saa raamatut käest ära panna ennem, kui sa oled selle läbi lugenud ja sa oled nagu hingega raamatus sees. Ma arvan, et see on kõige parem tunne, mis sa võid raamatust saada, et ongi siuke, et sa nagu elad nagu kaasa või elad läbi seda raamatut samal ajal, kui sa loed. Et see on, ma arvan, ju kõige siuksem. Aga kas on olnud mõni konkreetne teos ka, mille puhul sa tunned, et see just nagu hingab sellest kõigest läbi? Ma arvan, et see oli Kristi Piiperi Tõde või tegu Stella. See oli siis tema esimese noorteromaani selle sarja esimene raamat. See oli küll siuke, et ma lugesin seda ja ma võiks seda iga kell uuesti lugeda. Aga mõnele kuulajale äkki sa tahad siukse väikse lühikokkuvõtte teha, mis see raamat üldse endast kujutab? Seal on siis siuke üks tüdruk, kelle ema läks kaduma tema sünnipäeval ja siis põhimõtteliselt hakkab oma sõpradega oma ema otsima, kuna ta isa oli ka eemal. Ta ei teadnud, kus ta isa tegelikult on, siis ta hakkaski oma sõpradega otsima oma nii-öelda perekonna saladust, millega ta siis leidis ja siis see oli nagu esimene osa see. Ja ta hakkas sealt edasi, kuidas ta sattus lastekottu ja kuidas ta sealt edasi hakkas seda uut elu nii-öelda elama ja harjuma sellega. Nii et niimoodi kuidagi ridurada pidi sündmused hargnevad nagu ikka taas teoste puhul ja hea on, kui need ka meelde jäävad. Aga Heli, kui me räägime üldse heaolust kui sellisest, siis kuidas sina enda teoste puhul oled tunnetanud või ka ise lugejana hoopiski, et kuidas seda heaoluselt ridade vahel tammutada saab, sest hästi palju artikleid, et lugege, saate seda teada. Päriselus loomulikult praktikas kogemine on midagi hoopis teissugust, aga... No heaolu üks nagu otsene asi on see, et mida raamat või lugemine teeb, on see, et lugedes me ei saa ju mingi autori mõtteid endale, vaid me tegeleme iseenda mõtetega, sellega, mis meis juba olemas on. Koolides ma tihti kuulen õpilastelt, et mis ma loen, et ma olen nii tark, mul pole vaja teiste mõtteid, aga sa ei saa lugedes teiste mõtteid. Ja see heaolu tulenebki juba sellest, et kui sa loed raamatut, mis võib-olla ei olegi üldse sinu teema, siis ta aitab sul nagu mõista, kuidas sina ennast tunned selle teemaga seoses ja enda sees nagu selgemaks mõelda.
nii et ise kirjutades ka ma ei mõtle, et ma kirjutan nagu eneseabiraamatuid, aga väga paljud tulevadki minu juurde tagasi ja ütlevad, et Heli, et just noorteraamatus nii hea, et see teema oli sees ja ma sain vastuseid ja ma ei taha õpetada kedagi, aga ma tahan näidata neid versioone, mis variandid on võimalikud ja nagu avada just seda maailmavaadet ja see, kui sa uusi mõtteid juurde saad, see ongi see, et kuidas nii-öelda see heaolu ju tuleneb sealt. Ja näiteks mulle ma põhikoolis lugesin Tristanit, mis on Heli kirjutatud ja ma mäletan, see oligi see periood, kus põhikoolis ikkagi sa näed, et keegi juba hakkab vaikselt seal lapsi saama ja muud sellist, et see on täiesti loomulik, aga see teos aitas kuidagi nii palju mõista, et tegelikult ka see, kui on heaolu teemad sisse kirjutatud, samamoodi ka vaimse tervise teemadel. Aga kus sul ka selle raamatu idee üldse tuli, et kirjutada noorest tüdrukust, kes saab lapse ja peab sellega toime tulema? Selle raamatu eest ma olen saanud vastu päid ja jalgu kõige rohkem oma teostes just sellepärast, et mis mõttes sa propageerid noorte rasedust ja gümnaasiumiõpilaste rasedust, aga see ongi see, et mina ei propageeri, mina peegeldan seda, mida ma enda ümber näen. Kui mina käisin koolis, said mitmed gümnaasiumitüdrukud lapsed, praegu ka me võime sellest rääkida või mitte, aga see on olemas ja kirjanikuna ma väljendangi seda, mida ma enda ümber näen, nii et eks elust tänasest tuli mõte ja selle raamatu nagu idee minu jaoks või sõnum on see, et püüame mõista, enne kui me hakkame hukka mõistma. Et hästi lihtne on öelda, et on vale ja kõik on ju, aga kas me nagu, kes meist on see õige inimene, kes saab öelda, et teine käitus valesti või et ta ei tegele tagajärgede kõigesti, et seda ei saa keegi väita, ometigi kokkuvõttes. Kas Miia, sa oled ka tundnud, et mingi raamat on toonud selle nagu taipamise või selle, et ennem mõista ja siis võib-olla ütle midagi või parem ära ütle üldse kellegi kohta midagi halba? Ja ma arvan, et just nagu mõnes mõttes kõik need, mis me koolis loeme, mingid kuskilt tuleb nagu kas või mingeid Eesti klassikuid, ütleme niimoodi, sealt tuleb ka mingeid nagu mõtteid ja ideid, aga just noortekirjandusest ongi see, et nagu uuemad minu arust on rohkem, mis on nagu tänapäevased ja tänapäevase nagu keelega kirjutatud selles mõttes, et need ongi sellised nagu mugavamad lugeda ka noortel, ma arvan ka vanematel, selles mõttes, et mitte ainult noortel. Sest ma tean, et mu enda ema on lugenud päris palju nii-öelda minu raamatuid, mis ma olen endale nagu võtnud ja tal on nagu väga meeldinud need, et ta ongi sellised nagu mitte ainult noortele, vaid ka kõigile. Jaa, kuidagi sujuvalt jõudsimegi sinna, et tegelikult ju ka noortekirjanduse puhul me räägime, et see on kõigile mõeldud ja Heli, ma tean, et sa tegev ka Eesti noortekirjanduse ühingus, et kuidas üldse noortekirjandus on arenenud viimaste aastate jooksul, kuna sa oled juba nii-öelda päris pikalt selle žanriga tegelenud ka? No eks noortekirjanduse puhul ongi tähtsam võib-olla kui teistel žanritel see ajakohasus. Et kas või võtame sama Ene Sepa raamat Medaljon, millest mina enda kirjastuses andsin välja kordustrüki. See oli, tema raamat tuli välja siis, kui minu esimene raamatki, nii et see ei ole väga vana ja me ei ole väga vanad kumbki, aga see oli juba niiviisi aegunud, et seal tuli mitmeid asju vaadata, et just tehnoloogia osas on ja, et Ene kirjutaski ümber mingid asjad, sest lihtsalt see oli nii-öelda vananenud. Ja eks nagu see, mis meie ümber toimub, et seda natuke rohkem sisse panna või et see tuleb sisse. Ja mina ise näiteks püüan enda raamatuid kirjutada niiviisi suht ajatult, nii et ma ei pane sellist sotsiaalmeediat ja tehnika osa nagu nii palju sisse, aga sa ei saa vältida seda, muidu on nagu ta ei ole usutav. Nii et jah, see ongi see, mis meie ümber toimub, see muudab ka seda, mis kirjanduses on. Ja see on väga aus peegeldus ja mäletan hiljuti lugesin ka ühte raamatut, ta oli natuke vanem ja siis seal räägiti faksidest, aga ma olen ju selle lapsed, ma ei tea faksidest mitte midagi, minu ajal juba vaikselt tulid nupuga telefonid, lauatelefoni, mäletan ääri-veeri. Et selles mõttes see ajakohastamine, aga kui palju üldse kordustrükkide puhul seda parandusi tavaliselt tehakse, et ajakohasemaks muutub? No siin pigem on küsimus, kui palju noorteraamatutel kordustrükki üldse tuleb, et ega see vist ei ole üldse väga tavaline teema, nii et mina olen ise välja andnud 2 kordustrükki, enda lõpupidu oli siis teine raamat ja seal oli ka ainult toimetamise koht, et seal nagu muudatusi väga sisse ei tulnud. Nii et ma arvan, et pigem väga ei muudeta, sest siis on uus lugu juba see. Täpselt. Et sa ei saa nagu täitsa ümber kirjutada. Aga mul endal on mõtteid küll olnud pidevalt, et kui ma nüüd tahaks välja anda enda vanema raamatu kordustrüki, kas ma peaks ümber kirjutama või palju ma tohin ümber kirjutada, nii et ma ei tea vastust. Et kui keegi teab, võib mulle ka pigem öelda, et siis ma tean, kuidas käituda. Ja, et siis oskab enam-vähem keegi ka arvestada. Aga kui me räägime üldse heaolust, tihti tuuakse näiteks ka eeskujusid. Et Miia, kes on sinul võib-olla suurimateks eeskujudeks olnud?
Minu suurimateks eeskujudeks, ma arvan, on mu ikkagi vanemad ja ka mingil määral mu sõbrad, sest et ma olen tavaliselt enda sõprusgrupis see nii-öelda pesamuna, et just nagu rohkem ongi nagu tundnud nendelt ka niisugust, kuidas nemad juba nagu lõpetavad koole ja niimoodi ja mina nagu olen seal ja lõpetan ka tegelikult kohe, aga ikkagi niisugune nagu, ma arvan, just nagu vanematelt, kes on andnud niisugust kodust ja kaasa kõike ikkagi. Ja ikkagi nemad ju tegelikult loovad ka selle heaolu tunde justkui. Jah, ma arvan, isegi kasvatajad, kes mul nagu terve elu jooksul olnud on, just kas või ka laagritest ja niimoodi, kes ikkagi nagu on nii-öelda tegelenud sinuga ja lahendanud su muresi ja kõike niisugust, et see on, ma arvan, ka kindlasti niisugune. Ja Heli, kuidas sinul on olnud nii elus, kirjanduses, loomingus? Ma olen nüüd tükk aega mõelnud selle küsimuse peale ja jällegi pean vastama, et ei ole ühte sellist inimest ega isegi näiteks raamatut või filmi, vaid ongi läbi elu nagu erinevatel perioodidel on erinevad mõjutajad ja samas ei saa keegi olla selline, et üks, kelle järgi, siis sa kopeerid teda, on ju. Nii et kirjanikuna ka näiteks ma just püüangi, et ma loeks väga erinevaid žanre, väga erinevaid raamatuid, sellepärast et ma ei hakkaks kedagi kopeerima. Ja jällegi, et kui küsida, kelle käest ma õpin, siis näiteks enda lapsed kindlasti on see, kelle käest ma õpin. Loomulikult mina tulen lapsepõlvest, mis tähendab, et see, mis ma teen ju nagu peegeldab seda, mida mina olen ise õppinud. Ja kõige tänulikum olen ma nendele õpetajatele, kes lubasid mul puududa tundidest ja ei teinud suurt probleemi sellest, sest ilmselt gümnaasiumi osas puudutud tunnid on need, mis on jällegi andnud sellist vabadust või loomingulisust mulle rohkem kui need, mis ma võib-olla koolis veetsin. Ma ei tohi vist nii öelda, aga see lihtsalt... No tegelikult päris elu on see ikkagi, kui me ju mõtleme, et need puudumised hästi paljud ju mainivadki, et oli küll palju puudumisi, aga samas tänu sellele juhtus midagi. Sai alguse mõni bänd, sai alguse mõni uus asi. Nii et tegelikult ausus on oluline. Ja seda, et kas ta kirjanike puhul on, seda on hea meel kuulda. Mina nüüd ei ütle kindlasti kellelegi, et puuduge koolist, on ju. Mina lõpetasin hõbemedaliga, et oleks kõik selge, on ju. Ehk et hinded korras, nii et aga see oligi see, et jah, see tasakaal on ju. Tasakaalu leidmine. Ja see õige nii-öelda punkti, et kus see õige koht on, et ei läheks väga nii-öelda kõnekeeles lappama. Täpselt. Miia, me teame, et kirjanduses on hästi erinevaid teoseid ja me oleme kuulnud ka, et noorte kohta öeldakse lumehelbekesed, kes ei loe, kes ei tee midagi, kes ei tööta, kes ei õpi, kes ei söö ja nii edasi. Aga tegelikult, kui me jõuame sinna punkti, et kas on mõni teos, mille puhul sa tundsid, et noorte elu ei ole ainult meelakkumine, et ikkagi on midagi, mis sinna nagu süvitsi ka läheb või mõni probleemsus? Ma arvan, et nagu laias võtmes kõik siuksed nagu noorte romaanid just. Ma ise olen hästi noorte romaanide austaja hästi pikalt, aga ma arvangi siuksed näiteks Mis sa teed on, mis tuleb mulle mis tuleb mulle hetkel meelde, kus ta tegeles ka oma nii-öelda eluprobleemidega, kas või see Tõde või tegu on ka tegelikult siuke, kus ta nagu avastas ennast ja sai teada, et maailm ei olegi nagu vikerkaare värvidega ja siuke, et kõik siuksed tegelikult, mida ennast kõnetab siuke nagu ongi vaimse tervise siuksed raamatud, kus ei ole kõik ainult siuksed, et ainult kõik ongi lilleline. Et ma ei tea, ma ei oskagi rohkem tuua konkreetset näidet, aga ma arvan, et kõik siuksed elulised rohkem, kus sa toodki välja mitte ainult nii-öelda ilusa poole elust, vaid kõik selle muu, mis sinna juurde käib. Ja kas või kui me võtame Margus Karu 0 punkt või üldse ka erinevad Sara Krossani teosed, hästi palju peegeldavad seda nii-öelda ka süvitsi minemist. Kui me just Aliide Kristiinega 3. episoodis rääkisime selle üle, et hästi palju kirjutatakse probleemsetest noortest ja üldse probleemidest, aga sellest nii-öelda tavalisest aktiivsest või võib-olla halvasti öeldud, aga hallist massist ei kirjutata väga, et kuidas sina oled tundnud? Ma arvan, ma tunnen ka endaga natuke seda, nagu kirjanduses ma ei ole nii palju kokku puutunud, aga ikkagi on seda päris palju, kus ongi siuke nagu nii-öelda, ongi, kui oled 5-line õpilane, siis sul pole nagu mitte ühtegi probleemi põhimõtteliselt või kuidagi siuke nagu, mis nagu on toodud nii-öelda välja, kuigi tegelikult see ei ole üldse niimoodi, kõikidel on nagu oma probleemid
vahet ei ole, mis hinded sul koolis on või kuidas sa naeratad inimestele otsa, et see on nagu hoopis teine maailm. Aga minu arust on tulnud tegelikult mitte nii nagu praegusel ajal, ikka päris ammu tegelikult hakatud nagu aina rohkem siis sükest nii-öelda tavateismelise elust ja mõttemaailmast kirjutama. Et see on, ma arvan, ainult positiivne. Ja seda aina enam õnneks tuleb juurde. Ma nägin, kui mul on see eelis, et ma näen, et samal ajal kui Miiali jagas oma mõtteid, siis Heli hästi noogutas, et kas oli mingeid asju, mis eriliselt haakus või sa oled ka ise tundnud, kui sa kirjutad või loed midagi? Ma olen täiesti nõus sellega, et nii-öelda probleemsetest noortest kirjutatakse rohkem, aga kui me räägime raamatu kirjutamisest, et mis see on, et sa mõtled välja probleemid, mida sa hakkad lahendama, mis su tegelasel on. Ja see ongi see, et teos on nii-öelda üles ehitatud probleemidele, aga teiselt poolt see, mida kirjutatakse, sõltub hästi palju sellest, mida loetakse. Ehk et kui paljud on valmis lugema sellist rahulikumat teost, kui paljud ootavad, et kogu aeg midagi toimuks ja mingid asjad läheks valesti ja et oleks nagu tema tavaelust väga erinev. Et me jõuame ikka ka sinna, et mida loetakse ja mida nagu soovitakse leida kirjandusest. Tegelikult jah, jõuame sinna algpunkti tagasi, nagu hästi palju ka ärimaailmas öeldakse, et nõudlus ja pakkumine peavad tasakaalus olema. Aga loodetavasti neid aina enam tuleb ka juurde. Kuid võib-olla küsiks ka heaolu teemadel seda, et kuidas sina oled enda teostes võib-olla mõelnud või märkad nüüd, et vot sealt tuleb mingi oluline väärtus välja? No see on jällegi pigem lugeja öelda, et kas ma ise nagu märkangi, sest mina kirjutan enda jaoks nii palju, kui ma suudan terviklikku teost. Ma annan edasi seda lugu ja ma püüan jõuda nagu sellise positiivse, mitte lahenduseni, see on halb sõna, et ma ei lahenda ju kellegi probleeme, aga nii-öelda näidata seda teed välja probleemidest ja see nagu, et kuidas mis see annab nagu lugejale, see tuleb lugejast endast. Ja see tuleb hästi palju sellest, mida ta on valmis vastu võtma, kui palju ta on valmis vastu võtma. Nii et mina võin sinna panna seda, aga et kas see välja loetakse, see on igast inimesest sõltuv. Ja lugejate puhul ilmselt oleneb ka sellest kogemusest, et mis ja taustal üldse on, et kas ta võtab selle lihtsalt, et proovin lugeda või ta on juba nii-öelda selle ree peale saanud. Aga mõni õhtu romantikat sari lihtsalt mitte reklaami pärast, aga tekkis täitsa huvi, kui ma ise neid mingi hetk lugesin järjest läbi, et kust üldse tuli idee, et sellised väiksed õhukesed nii-öelda koostada ja teda on tõesti nagu kompaktne lugeda. Et tavaliselt need naiste romaanid kipuvad olema sellised, et mõtled, et okei, et Pablo tore, et sa olid, aga millal Alejandro tuleb juba. Aga seal käib kogu aeg sündmustik ära ja olemas. Ma tunnen ennast nüüd väga ebapädevalt, kui sa neid nimesid siin välja toodun. Aga esiteks oli 2 asja, mis kokku läksid, et ma nägin ühes kohas laua peal sellist pisikest väikses formaadis raamatut. Reisil olid, ma käisin lapsi hoidmas ühe korra ühtel ja oli see raamat. Ja teiseks tuli mul mõned sõbrad seal juhtusid järjest ütlema, et kuule Heli, et no sa ilmselt oled hea kirjanik on ju, aga ma ei ole ühtki su teost lugenud, need on nii paksud ja no mul pole aega ja ma ei saa ja nii edasi. Selge, ma siis kirjutan õhukese teose. Katsu mulle siis öelda, et ma ei saa ja ei jõua ja pole aega on ju. Ja see oli see, kus see lugu nagu alguse sai. Ja esimene raamat ilmus Delfi naistekas ka järjejutuna. See oli väga edukas, sealt Delfi naistekast öeldi, et kuule, et väga hästi, et ammu pole siukseid numbreid olnud on ja lugenumbreid. Ja nii tuligi edasi siis järgmine ja nüüd tuleb 15. raamat sinna sarja. Vau, päris pikk periood või selles mõttes pikk periood, aga hästi sisukas ja tõesti ka palju. Aga kui ikka selliseid nii-öelda õhemaid kirjutada, siis me jõuame sinna punkti, et sul on ka oma kirjastus. Et kuidas on üldse ise kirjastada oma teoseid? No ise kirjastamisel, kui hakata kohe rahast rääkima, on kaks asja nagu. Pluss on see, et sa saad rohkem raha kätte, aga miinus on see, et kui ei müü, siis sa ka ei saa raha kätte ja siis sa ei saa kirjutada uusi teoseid, et see nagu põhjuse ja tagajärje seos jõuab kiiremini kohale kui võib-olla siis, kui sa kellegi teise juures kirjutaks. Samas, jah, ma saan välja anda kõik, mis ma tahan, on ju. aga teiselt poolt ongi jah, et kui sellel lugejat ei ole, siis ma ei anna mitte midagi rohkem välja. Et selline otsesem seos sellega, et palju just ostetakse raamatut on nagu otsesem, jah. Okei, väga huvitav just see pool, et kus see seos välja tuleb. Miiali, sa said ka siit kindlasti midagi kõrva taha, kui ise peaksid kunagi kunsti või hoopiski kirjandust hakkama avaldama. Et kus see punkt jookseb. Aga hoopis sellist laadi huvi on mul tekkinud just sellepärast, et sa veel ka põhikoolis õpid. Just selle külje pealt, et noored hästi palju loevad või näiteks ka sina loed palju, aga kuidas üldse eristada, kui on nüüd palju teoseid loetud?
et vot see raamat oli see või see raamat oli see, kuidas sina enda peas oled nad mõelnud? Ausalt ütlen, et ma väga ei oska eristada niimoodi, kui ma nagu pean nüüd sulle ütlema, et need. Aga kui ma kas või vaatangi oma nagu raamaturiiulit, siis sa nagu kas või kaane järgi või kuidagi nagu pealkirja järgi juba oskad nagu enam-vähem öelda, et see mulle nagu väga meeldis, see meeldis ka, aga et see tuleb sealt, ma arvan, välja. Kuidagi, mõned ongi jäänud rohkem meelde just kuidagi hingelise seose poolest. Aga jah, ma arvan just siukse nagu lihtsalt teadki, et see on see raamat ja niimoodi. Selline hästi igipõline küsimus, aga mis sa arvad, kuidas saaks üldse rohkem inimesi lugema? Me enne salvestust sinuga hästi põgusalt rääkisime ka, aga ma arvan, et seesama, et kõik peaksid leidma nagu oma teema ja oma nagu oma žanri, millest ja mida lugeda, et ma arvan, see on üks kõige suurem võti, et just ongi, et mis sind kõnetab ja mida võiks edasi lugeda. Kuigi nagu ei ole ka halb proovida midagi muud lugeda, üritada teiste maailma nii-öelda avastada. Et lihtsalt ma arvan, et kõige suurem ongi nii-öelda enda jaoks leida, mis sind kõnetab ja mis sulle kõige rohkem sobib. Aga kus sina üldse leiad nii-öelda raamatusoovituse enda jaoks? Hiljuti käisin Rahvaraamatus ja Apollos ja ma käisin endas järjest poodides kesklinna kandis ja siis avastasin, et mul endal TikTok ei ole, et sinna on tekkinud selline asi, nagu TikTokis soovitatakse. Ja siis ma mõtlesin, et okei, kas see peaks nüüd minu jaoks asja lihtsamaks tegema või ma peaks teadma, millest ma hoiduma pean, et nagu mille jaoks see rida on, et kuidas sina endale teoseid valid üldse või raamatukogus kas või? Jah, see TikToki asi, see TikTokis on nagu BookTok, eks ongi nagu raamatute nii-öelda see pool TikTokist. Sealt vahepeal võib päris häid kirjastusi ja neid raamatuid leida, väga häid siukseid. Kõike sealt uskuda ausalt ei ole mõtet. Mõned on täiesti siuksed, et miks ma selle nagu võtsin, et ma nagu tegelikult üldse ei tahaks seda lugeda, aga see vahepeal, ma arvan, tasub ära ennast, et sa nagu mõned väga hästi on nagu kirjutanud lahti sinna, et mis see raamat on, millest see räägib, miks nad arvavad seda nagu oma arvamust, aga mõned on lihtsalt nagu lihtsalt pandud sinna. Aga ma arvan, raamatuid endal ongi see, et ma kaldun sinna krimi ja siukse nagu noorte teema peale, et see on väiksest saadik tegelikult juba, kuidagi tulnud kodust kaasa, et kuidas vanemad vaatavad mingeid krimiseriaale ja istud seal kõrval ja öeldakse, et mine magama nüüd. Ei, ma ei lähe, ma vaatan ka. Et see on mõnest väiksest saadik juba, aga ma arvan, ma käin päris palju poodides, nagu ise raamatupoodides. Isse kuidagi käid ja vaatad ja loed neid sisukokkuvõtteid ja kuidagi lihtsalt niimoodi, et mis tundub nagu huvitav ja kutsuv. Et see, ma arvan, võiks olla minu jaoks see raamat, mida ma tahaks lugeda. Super, ja aitäh, et sa selle TikToki asjaga lõpuks lahti seletasid. Ma juba mõtlesin, kuigi ma olen 18, et kuidagi imelik on seal poes olla, et aru ei saa, mis asi see on ja miks ta on. Aga Heli, kuidas, kui me jõudsime raamatupoodideni, et need raamatud sinna jõuaks, kuidas üldse on 21. sajandil nii-öelda kirjanikuna leiba teenida? Millised on olnud sinu võib-olla õppetunnid või täheldused? No ega kirjanikuna teenid sa leiba siis, kui inimesed loevad su raamatuid, et nii lihtne ja otsene seos jälle ongi, on ja. Et see ongi see, et sa pead jõudma lugejateni, aga tihtilugu see, kes sinna raamatupoodi juba jõuab, ta tegelikult teab, mida ta otsima läheb. Et ise teate ka, et see tohutud hulgad raamatud, mis seal on, pluss see, et tänapäeval raamatupoes ei ole sul ainult raamatud, sa võistled mingisuguste tasside ja nukkude ja kommide ja ma ei tea, mille vastakatega ja märkmepaberiteni ja no kõigi asjadega on ja, et raamatuid on seal üha vähem ja vähem on ja. Nii et see lugejani jõudmine peab jõudma või peab toimuma kuskil mujal. Ja TikTokist rääkides ma olin hiljuti alles väga õnnelik, et ma õppisin Instagrami neid riile tegema ja ma olin väga edukas enda arust. Ja nüüd tuleb see TikTok ja see on võõras maailm jälle. Nüüd saab jälle õppida. Ja, või siis on see loota, et keegi teine nagu teeb mu raamatutest TikToki, kes teab asjast midagi. Aga eks jah, et need rahulolevad lugejad on parim koht on ja, või parim viis siis, kuidas jõuda uute lugejateni ja see on see, kus tuleb teenistus, et nii laenutused raamatukogudest kui siis konkreetsed raamatu ostmised.
Sa mainisid ära laenutused raamatukogudest ja sel suvel, kuigi ta on hästi õrn teema, aga ma ikkagi toon ta sisse, sest see on karm reaalsus, kui me räägime heaolust, me ei saa rääkida ainult lugejate heaolust, vaid ka nendest, kes siis kirjutavad meile. Ja toetuseid ja kõike vähendati, et kuidas üldse või mis täpsemalt toimus, kui lühidalt asi kokku võtta ja kuidas see tegelikult kirjanikke puudutab? No ütleme nii, et see teema ei ole lõppenud, et selle teemaga on nüüd plaanis erinevad kohtumised, me räägime siis laenutushüvitistest, et laenutushüvitised on siis see, mida saab kirjanik selle eest, et raamatukogust tasuta kõik saavad rahulikult ta teoseid kasutada. Ja see on nagu selline tõlgendamise koht, et siiani on ka paljud kirjanikud võtnud, et okei, ma midagi saan, et väga hästi, aga see tegelikult on töötasu, mis sa saad selle eest, et teised kasutavad sinu teost. Ja see on nüüd see koht, kus kirjanikel tuleb ka endal püsti tõusta ja öelda, et kuulge, et meie teosed on väärt midagi. Aga kirjanikud on siiani olnud need, kes väga ei ole võidanud enda eest, et ma ju kirjutasin teose, kuidas ma nüüd siin veel võitlen selle eest ja ma, nagu sa mainisid ära, ma olen ise kirjastaja, mis tähendab, ma olen korduvalt kuulnud seda, et sa teed raha pärast raamatuid, on ja. Aga kui need raamatud kellelegi midagi ei loeks, kuidas ma saan raha pärast teha? See tähendab, et keegi ei ostaks mu teoseid, kui nad neile korda ei lähe. Et see, et ma võin ise kõike välja anda, ei tähenda seda, et kõik peaks ostma kõike, et ostetakse ikka siis raamatuid, kui need loevad. Nii et see on jah selline koht, et kirjanikud peavad ka mõistma ise, et see on töö, sa pakud väärtust ja selleks, et sa saaksid väärtust pakkuda, pead sa ise midagi vastu saama, muidu sa ei ole võimene lihtsalt edasi väärtust pakkuma. Ja väga ehe ja aus point just selle koha pealt, et tegelikult see väärtuse pakkumine ja teisalt ega kirjanik ei saakski kirjutada, kui keegi ei loeks ta teoseid, et muidu võiks need ju lihtsalt sahtlis seista. Ja ka üldse see laenutuste teemast mulle endale näiteks see põhimõte, et mingid teosed, mida ma tean, et ma tõenäoliselt loen teda ühe korra, võtangi raamatukogust, aga kui ma tean, et ma nagu loen teda veel mitu korda, siis ma ostan, et kodust raamatukogu ka päris ei taha veel tekitada. Aga millal Miiali näiteks sul jõuab see hetk, kus sa nagu mõtled, et okei, see raamat läheb ostmiseks ja see läheb üldse laenutamiseks? Ma ei tea, mul on kuidagi nagu see vajadus või nagu see tunne, et neid kooli neid raamatuid, mida ma ongi siuksed mingid pigem vanemad või ongi siuksed, mis mind nii väga ei kõneta, aga ma nagu pean lugema seda, on ju, et need ma nagu olen laenutanud, aga ongi just nagu need, mis ma nagu nii-öelda enda jaoks nagu tahan lugeda. Need ma olen ostnudki lihtsalt, ma tean seda, et iga kord, kui ma tahan lugeda, mul pole seda nagu ajapiirangut. Et mulle üldse ei meeldi lugeda, et mul ongi nagu 2 nädalat aega ja ma pean nüüd lugema selle ajaga, kui ma teangi, et see on nüüd siuke raamat, mida ma loeks täiesti nagu mitu korda kas või selle aja jooksul, siis ma arvan küll, aga kuidagi juba see tunne, et ta nagu, see raamat on sul seal nagu riiuli peal, sa nagu saad ta sealt võtta ja saad nagu nautida seda tunnet nagu uuesti, et see on minu arust ka siuke nagu, see on ka väärtus, mis nagu sellel raamatul on. Et just ongi, et ta on seal riiuli peal ja ta on ikkagi nagu sinu raamat, mida sa saad lugeda. Ja see väärtuse teema on hästi oluline ja just ka see korduv lugemine või üldse sõpradele ka laenamine vahepeal. Et tihti ikkagi mõtled, et kellele sa nüüd annad. Aga ma arvan, et siia lõppu lugejatele ja kuulajatele väike murakas või maasikas ka, et millised on 3 teost, mille puhul teie olete tundnud, et headus ja heaolu ei ole maailmast kadunud, aga igaüks saab selle ise luua. Heli, äkki alustame sinust? No minu viimase üks suur lemmik on Jen Bennett ehk noorte kirjanik, keda ma ise olen kirjastanud mitu tema raamatut ja kirjastanud olengi selle teadmisega, et mulle lihtsalt nii on meeldinud tema raamatud ja Südame õige kuju on siis tema see raamat, kus on just selline vaimse tervise teema otseselt ka sees ja seal on ka sellised, need noortevahelised suhted on sellised, et tõesti tunned, et aga ongi hästi, ongi loomulik ja see on hästi ühelt poolt särtsakas ja teiselt poolt läheb hästi realistlikult see lugu, et see on nagu minu jaoks hästi kõnetav. Ja seal ei pea minu meelest ka seda kartma, et kogu aeg peab midagi juhtuma, et minu meelest see raamat õpetas seda kujunemist, et mõnes raamatus võib lihtsalt ollagi hästi. Täpselt. Ja siis tal on teine raamat ka Tähtedest võlutud ja see on ühelt poolt sarnane ja teiselt poolt täiesti teistsugune, aga samamoodi nagu, ja seal on matkamise teema hästi sees ja igal juhul need on kuidagi heaolu raamatud minu jaoks. Siis teine raamat on Väike prints. Väike prints on minu jaoks olnud läbi aastate see, mida ma olen korduvalt ise lugenud, see, mida sa mõistad eri vanuses erinevalt ja see on, ta kõnetab sind täpselt selles kohas, kus vaja on. Ja iga kord erinevalt.
nii et seda ma nagu soovitan ka muudkui uuesti lugeda. Ja siis 3. raamat minu jaoks on 3 sammu sinuni. Ma ei hakka seda autorit hääldama, see oli hästi keeruline. Ta tuleb hästi pikalt ja keeruliselt. Aga selle kohta on ka film ja see on üks, kus film on minu arust ka väga hästi välja tulnud võrreldes teosega. Et mõnikord on see, et kas üks või teine, kas raamat või film, aga sellel on minu arust mõlemad head. Ja see on see koht, kus sa näed, et nagu haiguse kõrvalt, et meie mõtleme nagu vahest, et meil on nagu nii palju probleeme, nii keeruline, aga kui sa näed, et siukse eluohtliku haiguse kõrvalt on inimene võimene teisi toetama ja mis on nagu siis need heaolu küsimused ja enese kehtestamise, enese leidmise küsimused, et kui muidu mõtle, et on keeruline, siis aga mõtle, et kui lihtne tegelikult on, kui sa võtad nagu selle vaate kõrvale. Ja samas ei olnud selline lämmatav see haiguse teema selles raamatus, et sa nagu tunneks, et nii raske ja paha, et ma ei taha lugeda. Nii et need on nagu sellised 3 näidet. Väga head näited. Miia-Li, kuidas sinuga? Ma oleks ka öelnud see 3 sammu sinuni. See on ka väga südames mul. See on sama nagu see Süü on tähtedel. Need on ka sellised tegelikult sarnased lood, et mõlemal on nagu haigus, see erisus natuke, mis sellest nii-öelda tavapäeva või igapäeva maailmas siit välja toob. Mäletan, ma esimest korda lugesin seda, ma lihtsalt nutsin tunde, see on lihtsalt nagu kuidagi läks nii hinge. Ma arvan, üks on kindlasti siuke 0 punkt, ma ei tea, see on ikka nagu ma ei saaks öelda tavaline raamat, aga seda on minu arust hakatud rohkem lugema ka koolis, seda on kogu aeg loetud kuidagi, aga just nagu rohkem nagu neid massidesse. Rohkem nagu ka kuidagi välja tooma just, mis seal toimub, mitte see lihtsalt ma loen, vaid just ongi nagu välja toodud, miks seda on vaja nagu, miks on vaja mõista tegelikult, mis seal toimub, üldse siuke nagu vaimse tervise, kõik see. Ja üks oleks veel siis näiteks Doppelt-T, see on ka Kristi Piiperi oma. Jaa. Et see on ka täpselt siuke minu arust, tegelikult ei ole, ta on sarnane kui see Stella, mis on siis ka Kristi Piiperi oma, aga samas kell erinevate tegelaste ja sündmustega, et ongi ka siukene noorte elu muutumine ja kõik siukene, et hästi põnevad kõik on, kõik raamatud. Väga põnevad raamatusoovitused tulid seekord ja õnneks nüüd neid raamatuid on rohkem raamatukogudest ka saada, et enam nad ei ole nii verivärsked, nii et siis saab rohkem löögile, aga suur aitäh meie külalistele ja tänan meie kuulajaid ja kutsun kuulama ka meie teisi episoode Spotify's, SoundCloudis ja varsti ka Apple podcastis ning muidugi külastama David veebi www.david.ee ning jälgima sotsiaalmeediakanaleid. Aga suur aitäh ja lugemiseni! Aitäh kutsumast ja lugemiseni. Aitäh. Tehtud. Yeah. Saime hakkama. Oli väga äge.